Väga tore kontakt on loodud. Tere tulemast Äripäeva kirjastuse värske raamatu esitlusele ja raamat on ilus kollane nagu ühele kollanokast juhile kohale. Õige värv on valitud. Ja mul on suur rõõm tutvustada siin nii raamatut kui raamatu autoreid, kes on juhtumisi väga lihtne meelde jätta. Helen. Üks nimi, kaks inimest. Mina olen Tuuli, just arutasin, et kuidas ma enda seotust selle raamatu ja üldse Äripäeva kirjastusega tutvustan. Aga ütleme siis niimoodi, et olen endine äripäevlane ja Äripäeva kirjastuse suur fänn. Ja jälgin ja toetan neid jõudumööda igas ettevõtmises. I saw that we have some English-speaking persons here as well, but tonight we're going to talk in Estonian, so I apologize. But I hope you catch it up because Estonian is really easy language, so don't worry. We know. Aga läheme nüüd raamatu juurde ja kõigepealt, et natukene pinget luua ikka ka alguses, sest et selline avalik esitlus on väga pingevaba üritus, eks ole? Ja. Siis kiirküsitlus teile. Nii, lemmikjuhtimisraamat. Mikrofon suu juurde ilusasti ka. Mikrofon suu juurde lemmikjuhtimisraamat. Ma ei saa öelda, et see on juhtimisraamat, aga ma kasutan seda juhtimisraamatuna. See on Thinking in Systems ehk siis süsteemse mõtlemise raamat, et kuidas sa näed mitte ainult ühte põhjust-tagajärge, vaid nagu mitu taset ja kuidas need asjad kõik omavahel seotud on. Donella Meadows Thinking in Systems. Väga hea. Kas oli kuulda ka? Väga hästi. Nii, Helen, ma ei saa öelda number 1 ja number 2, vaid lähme järjest. Olgu, teeme nii. Minu lemmik, ma olen tegelikult viimasel ajal päris mitu lemmikut juba olnud, aga üks, mis kõige rohkem vist mõjutas mind, oli siis Patty McCordy Powerful. Lihtsalt sellepärast, et kuidas ta mõtles kastist välja sellel hetkel, kus on mõeldud veel kastist välja. Väga hea. Järgmine kiirküsimus. Lemmikjuht. Jorma! Nii, tervitused sinna taha lemmikjuhile. See on vist, tuli ühehäälselt mulle tundub. Väga hea. Eesti lemmikjuht on valitud ja Äripäeval pole vaja enam mingisugust juhikonkurssi teha, nii et kuulutame selle siinsamas välja. Sobib. Nüüd kõige suurem juhtimisämber, mida ise kolistasite enne raamatu kirjutamist. Ainult üks või? Ainult üks kolm, ja muidu me jääme siia hommikuni. Võin alustada. Minu esimene juhitav. Ma ei saanud aru 4 kuud, et ta ei tee mitte midagi. Mitte midagi. Nii et jah. Minu esimene juhtimisämber oli kõik ämber. Hästi sügav. Ütleme niimoodi, et see jäigi tühjaks ämbriks. Jah. Ja auguga põhjas. Väga selgelt ma ütlesin, muidugi, ikka saab, küll me teeme ära. Ma ütlesin ei öelda, üldse ei osanud ei öelda ja siis ma osanud õigele prioriteedile fokuseerida, sest kõik oli vaja ju teha. Ei alla poole tüki panema ennast nagu projekti kirja, et muidugi teeme. Aga sellest on peale ütlema ei ja sellest on siin 10 raamatut. Jaa, aga siin raamatus on väga konkreetselt just need noorte juhtide ämbrid välja toodud. Enne kui me läheme raamatu sisu juurde, räägime paar sõna teist ka. Ütlen salaja, järgmine kolmapäev Äripäeva raadios kell 3 on ka raadiosaade Helenitega, kus nad avameelselt tunnistavad kõik üles, et kuidas see teekond ikka oli ja kui raske see oli ja see oli nali muidugi. Aga saade ei olnud nali, et saade tuleb päriselt, tasub kuulata, saab lisainfot. Aga meile, kes on siia kuulunud ja ei ole teie sõbrad ja lemmikjuhid, paar sõna teist endast ka. Sest kui ma raadiostuudios kohtusin Helenitega esimest korda, siis mina mõtlesin, kuidas see saab võimalik olla,
gümnasistid kirjutavad juhtimisõpiku. Nii, palun nüüd selgitusi. No, vaata, meil on olnud väga maailmaklassi kool selles, kuidas nagu õppida päriselt tööd tegema. Aga see on olnud tohutult lõbus ja nagu missioonitundega, mis tähendab, et see ei võta ilgelt nina kirtsutama ja lihtsalt ei tule kortse, kuna nagu tööd on lõbus teha. Aga me kohtusime, kui me töötasime TransferWise'is, alustasin samal päeval kusjuures. Ja see oli selline elukool, kus sa nagu tee ära lihtsalt, mis asja, mis lubada sa küsid, nagu palun nagu lahenda probleemid ära. Ennem seda ma olin natuke rohkem korporatiivsemas maailmas, Elisas, Hiltonis, pärast seda olen olnud nii Eestis kui mujal eri kontinentidel sellistes finantsfirmades ja praegu nüüd ma olen vist varsti 40 saama. Ma päris gümnaasiumist ei tule ja praegu ma juhin firmat, mis tegeleb meditsiini õppevahendite tootmisega ja see oli suur hüpe, et kuskilt startup ja ilufirmade sellisest IT-maailmast minna tootmise peale, aga väga äge. Jah, minu teekond on olnud oluliselt kirju. Ma arvan, et võiks öelda, et ma olen see Wind Cleavesiga, kes on pidanud kõiki sellised ametit. Ja juhtimisega ma puutusin kokku kõige rohkem Wise'is ja seal sai tõesti, nagu Helen mainis, väga tugeva elukooli ja just suure kooli just alguse sellele raamatule, sest seal sai kõik vead oma naha peal läbi proovitud, sest lihtsalt aega ei olnud mõelda alguses ennem. Ja siis enne seda ma ehitasin maju. Ise päris? Ja ise ehitasin. Minu üks vaja element on siiamaani Norras üleval maja pole kokku kukkunud. Ja siis olen töötanud klienditeeninduses väga palju klientidega. Ja siis kirjanikuna proovinud üsna pikalt. Üsna pikalt, aga see raamat nüüd, kui selle juurde minna, ma vaatasin, seal alguses on teil päris toredasti kirjas, et oluline on esitada õigeid küsimusi ja sellest kõik algabki. Mis on see üks kõige olulisem küsimus teie jaoks? Jaa, palun. Kuidas ma saan aru, et ma teen oma tööd hästi? Milliste asjade järgi ma päriselt alustan? Miks? Miks ma üldse tööd teen? No siin tuleb juba Maslow püramiid, raha saada ja kuskil soojas toas olla, nagu see sinu esimene ämber oli, et nii tore on tiksuda lihtsalt kuskil ka ju. On tore mõnedele inimestele. Minu jaoks ei ole tore. Ma olen hingelt perfektsionist, mis tähendab seda, et minu jaoks niisama tiksumine on kõige kohutavam stress maailmas. Ehk siis ma pean kogu aeg midagi tegema ja et sealt tuleb päris palju võib-olla ka mingisuguseid huvitavaid asju ja küsimusi igapäevaselt. Kui see küsimus on küsitud, siis mulle väga meeldis seda raamatut sirvides see struktuur, mida mööda te lähete, et esialgu on ära mõtestatud just need olulised eesmärgid, et mis on minu jaoks edu? Kas see edu on sama minu ja minu juhi jaoks? Kas see edu on sama minu ja minu tiimi jaoks? Milline on minu juhtimisvisioon? Ja siis oli seal juures veel juhtimisstiil. Ehk et kogu see kombo enda jaoks läbi mõelda. No tänapäeva ärimaailmas me mõtleme, et võtad uue juhi tööle või siis teed ameti kõrgendust. Mulle tundub, et kõigepealt oleks see samm, et annad talle pidulikult selle ilusa kollase raamatu, siis 2 nädalat palgalist puhkust ja siis ütled, et nüüd tule tagasi ja hakkame nüüd vaatama, mis me siit kokku paneme siia põhjal. Kuidas te mõtlete, kuidas seda raamatut võiks kasutada siis? Olgem päriselt ausad. Keegi jätkast esimese asjana lugema. Esitas läheb oma ämbrisse ära ja siis ta mõtleb, et nüüd mul on abi vaja. Või ta alustab juhina ja tahab kõike väga hästi teha ja siis teeb seda nagu mõned kuud natuke liiga palju ja liiga üle. Ja siis on jälle, mida ma nüüd peab sinna issand, ma teen valed asju, ma ei jaksa enam, ma sain tagasisidet, et asjad ei lähe õigesti.
et kui me oleme ausad, siis üldjuhul võtab inimene sellise raamatu kätte siis, kui tal juba natuke nagu närv sees on, et võtta midagi on valesti. aga kui sa oled tark inimene ja tahad olla tark ju, siis sa vaatad esiteks selle nagu sedasi läbi, et okei, siin on siuksed asjad ja need on need asjad, millega ma varsti hakkan ringi pistma. Äkki teeks paar sammu enne, kui ma oma ämbrisse olen jõudnud. Mina lisaks veel seda, et tegelikult seda raamatut annab kasutada ka täiesti õpikuna, ehk siis enne kui sa alustad juhtimist, miks mitte seda täitsa kuskil koolis kasutada, sest et see ongi ehitatud just sellele baasile, et sealt edasi sa hakkad ise ehitama. Et seal on just see kõik, mida sa peaksid teadma juhina, kui sa alustad. Ehk siis ennem kui sa üldse isegi mõtled juhiks saada, aga pigem sa mõtled juba sellest juhiks saamisest, aga siis sa mõtledki, et huvitav, mis asi see siis on, siis avad selle raamatu, loed seda, sirvid seda, vaatad ja siis saadki juba selle maigu kätte, et kas see on minu teekond. Ma ütleks, me ei ole siia nagu ise midagi nagu suurt välja mõelnud, vaid me oleme pannud kokku kõik need asjad, mis on meile olnud abiks, mis on olnud meie juhtidele abiks ja mille kohta on nii palju küsitud, kuule, kuidas ma selle asjaga peaksid hakkama saama. Selle asemel, et lugeda läbi umbes 20 raamatut, mis igat seda väikest tükki sealt ülisüviti sulle seletavad, siis alguseks sul on vundamendis vaja aru saada, mis maailmas sa üldse nüüd oled omadega. Selle raamatu pealkiri on käsiraamat ja kui me võiks mõelda, et no kuidas me kujutame ette ühte käsiraamat, minul millegipärast tuleb see 2 saagpakku sõnaraamat, mis kaalub umbes, ma ei tea, 10 kilo, mida saab kasutada igasuguste kõrgendustena, näiteks tänapäeval, et me ju muidu kasutame juba igasuguseid online ja AI põhiseid neid. Aga see käsiraamat on natukene teises mõttes käsiraamat, et ta on käepärane raamat, ma ütleksin. Need nipid, struktuur on nii hästi liigendatud, et tõepoolest isegi tänapäeva selline inimene, kes ei suuda võib-olla hästi lugedes süveneda niimoodi, et mul on siin Balzac kirjutatud uue juhi hingeelust, no ei tule välja midagi sellest lugemisest, aga siin on sellised konkreetsed nipid, näited, millega samastuda. Kas need näited on teil kõik need isiklikud ämbrid, et me võiks öelda, et see on ka natukene autobiograafia? Kusjuures on see oli üks kirjutamise protsessi ajal, kui me hakkasime kirjutama seda neid asju, mis on väga olulised, siis me mõtlesime, et nii, me arvasime, me olime koos nõud, et iga peatükk peab algama personaalse anekdoodiga, mis tuleb nagu päriselt elust. Ja täpselt niimoodi ongi. Minu meelest sai iga peatüki algusesse üks selline väike jutukene lisaks. Mõnes pikemalt, mõnes lühemalt ja mõnes rohkem meeldus, mõnes väga otse välja öeldud, aga kõik on ikkagi läbi elatud asjad ja lihtsas keeles. Ei ole vaja näida, et oi, ma olen nii tark, sest ma oskan raskeid sõnu kasutada, vaid nagu see, kes seda loeb, peab seda omastama. Ja raskete sõnade jaoks on raamatu lõpus eraldi sõnastik ja siin on isegi sellised hirmsad väljendid nagu brutomarginaal näiteks ja siis on siin väga oluline termin nagu ei ütlemise oskus. Sellepärast, et see võib kõlada nagu iseenesest mõistetavalt, aga mis see siis on, et ma ütlen ei. Tegelikult ega uus juht, värske juht, algaja juht ei ütle seda ei. Ta ei oska seda öelda, ta ei julge seda öelda ja ta ütleb seda kuidagi kaudeäärmisel juhul. Sinul oli vist hea nipp, kuidas sa seda ei hakkasid harjutama, jaga seda kuulajatega. Ja see oli selline, kuna ma ei suutnud ei öelda, minu jaoks oli see kohutavalt keeruline, siis ma hakkasin ütlema jaa, aga. Ehk siis jah, aga võtsin kalendri ette, mul oli siis siuke märk, siis ma lappasin, vaatasin, no nii, nüüd 2 kuu pärast kell 3 mul on aega. Ehk siis ma saan sulle öelda selleks jaa. Ja niimoodi hakkaski, aga see tuli ka sellest, et see oli juba natukene minu juhi teekonnast nagu võib-olla juba siukse
ikka oli mõnda aega juba olnud ja mul oli nagu väga korralik organisatsioon olnud selle jaoks, et ma teadsin täpselt, millal, kus ma pean olema ja mida tegema ja siis mul olidki täpselt nagu mingid augud ja siis kõige positiivsem oli see, et kui sa 2 kuud ootad, siis asi laheneb tavaliselt ise ära ja tegelikult sa ei pea mitte midagi tegema. Ja kui see ei lahene ära, no siis ongi, siis sa saadki minna ja sa oled veendunud, et inimene tõenäoliselt proovib kõiki muid asju ka, ehk siis sa ei pea alustama kuskilt keskelt, vaid sa saadki lõpust alustada. Kuidas sinul selle ei ütlemisega oli, kas tuleb paremini välja? Absoluutselt, praegu on nii palju ägedaid asju, mida ma kõike tahan teha ja ma olen nii selgeks saanud selle, et kui ma nüüd kõigele praegu jah ütlen, siis need asjad, mida ma päriselt teha tahan ja tegema peaksin, kes edasi viiksid, need jäävad tegemata, sest ma otsin mingi kellegi teise prioriteetidele jah, mitte iseenda omadele. Ehk et see iseenda prioriteetide tegemise list on hästi oluline. Te mainisite siin enne, et iga selle üksuse alguses on ka üks selline natukene isiklikust elust kogetud anekdootlik lugu. Mis on teie lemmikud? Mis on sinu lemmik sealt? Mis tuleb kohe meelde? Mulle on Frank. Meil ikka on tegelikult, me lõikisime neid päris palju välja ka, et ma nüüd praegu üritan meelde tuletada niisugused sisseheid, siis seda ma sulle vastata ei oska. Ma oskan vastata seda, et sissejuhatus on inspireeritud minu kaunist emast, kes on andnud mulle palju huvitavaid mõtteid juhtimise vallas. Ja ema kohta oli seal tore lause, kui ma nüüd jällegi peast tsiteerin, siis ema arvas nii, et küll on bossi elu hea. Mitte midagi tegema ei pea, ütleb teistele, nemad jooksevad. Oli niimoodi? Täpselt nii. Kas olete seda ka saanud rakendada juhtidena? Ei. Ei, täiega oleks tahtnud. Et mina olen boss ja ütlen, mis sa teed ja sa teed. Aga paraku vist mitte kunagi omas elus ma ei ole ise saanud seda teha, aga ma olen ise küll seda tunda saanud. Et ja see ei ole väga võib-olla kõige meeldivam juhtimisstiil. Mina olen saanud seda teha, et seda on vaja teha, palun tehke ära. Aga üldjuhul see ei anna mulle seda, mida ma tahtsin, et siis minu aega tagasi, see ei ole selline delegeerimine, kus kui ma lihtsalt instrueerin, et tee ära, siis ma ei suuda seda kontrolli lahti lasta ja ma muudkui kontrollin üle, kas ikka tehakse õiget asja, kuhu see jõudnud on. Aga kui ma juhin niimoodi, et ma sirgitan ära, see on see koht, kuhu me jõudma peame, see on meie eesmärk ja vaadake ise, kuidas me sinna saame, siis läheb minu jaoks palju lihtsamaks, sest et ma tean, et asjad ikkagi jõuavad sinna, kuhu ma tahan, et nad jõuavad. Mitte see, et Jaapanis töötades oli tohutult palju seda, et tehakse täpselt nii, nagu sa ette ütled. Aga see, et kui sa teed valet asja ja see tegelikult ei ole see, mida me peaksime tegema, siis keegi ei ütle ka sulle, vaid tehakse täpselt nii, nagu vaja on. Kui sa saadad neile 500 osa mingisugust asja, aga saadad kogemata 400, saadad 502 500 asemel, sa saadad tagasi, sest oli oodatud 500. Aga keegi ei ütle, et tegelikult nii ei peaks. Et kui ma saan öelda, et mingi sinna suunda, siis on oluliselt lihtsam kui see, et tee ära minu eest. Kuidas on need juhtimissoovitused ja nipid teie juhi karjääri ajal muutunud? Sest et nagu alguses öeldud, juhtimisraamatute kuhi on ju, ma ei tea, see oleks Eesti kõrgeim hoone ilmselt lõppkokkuvõttes, kui need virna panna. Nüüd on see uute juhtide raamat, praktiline. Kuidas te olete näinud, kas need suunised on nagu ikkagi ühes suunas või on natukene selline nagu mitme jänese korraga tagaajamine või et vastu käivad, et jookse sinna, ei, see on vale, jookse sinna. Ja noored juhid, kes tahavad või algajad juhid, siis ütleme niimoodi, kes tahavad eriti tegelikult tublid olla, edukad olla, neil on need esimesed peatükid läbi töötatud, visioonid, edu, kõik on paigas. Ja siis nad loevad mingit teist juhtimisraamatut ja järsku tunnevad, et nii, ma pean hoopis sinnapoole nüüd plagama panema. Need kõik on eri vallad. Sul on rohkem psühholoogia juhtimisraamatuid, et kuidas seda endale mõtestada, siis on rohkem selliseid, et kuidas nagu tuua ära nagu konkreetseid tulemusi, kuidas oma nagu projekti juhtimine või siis kas või tootmisjuhtimine, et sul on nagu nii palju eri valdasid, et sa võid ühe fookuse võtta ja sealt lugeda 200 raamatut. Ja sa ikka ei jõua mõtte välja, nagu mis seal veel tuleb. Ja siis võtad selle teise valla juurde ja jäätmed, nad kõik räägivad üksteisele vastu, kõik fokusseerivad erinevale asjale. Ja võib-olla ongi, et meie raamatus on see, et me oleme
erinevaid liine kokku toonud ja andnud sellise maitse kätte väga paljudest asjadest, kus saab minna sügavamale edasi. Aga kui sa tahad alustada ja saada rohkem täit pilti, et mis üldse võimalik on, siis on sul võib-olla kõigest natukene parem kui midagi väga sügavuti. Just, ja ma võtangi kokku sellega, et juhtimine on alati teekond. Ja see ei ole kunagi, et sa jõuad kuhugile välja ja sa oled nüüd lõpetanud sellega. Ei ole. Juhtimine ongi, seal on alati võimalik suunda muuta, alati võimalik paremini teha, alati võimalik areneda, et see on ka, ma arvan, kõige uuele juhile kõige rohkem nagu ka, et vigade tegemine on täiesti normaalne ja see ongi teekond ja teekond ei saa olla sirgjooneline ja asfalteeritud kahjuks. No see oleks igav ka, kui sa lähed sealt otse, sa ei märka mitte midagi tegelikult, kogemusi tuleb vähem. Ma tahtsingi küsida, kas me saame kuhugi teha lõikejoone, et nii, siiamaani olid sa uus juht ja nüüd sa oled, ma ei taha öelda vana juht, ütleme siis, või mõnikord võib olla ka nii, et kogenud, vilunud juht või siis mõnikord juhid, kes ei ole seda raamatut lugenud, on üsna peagi ka vanutatud juhid. Selline termin tuli praegu pähe. Ehk et minu mõte siit edasi on see, et võib-olla see algaja mõtteviisi, see uudishimu lubamine on määrav, et seda võiks ju lugeda kõik. Isegi siis teil on siin alguses just välja toodud, et kuidas erineb see juhtimisstiil ja visioon valdkonniti. Nagu sina ütlesid, et seal meditsiinisfääris sul on hoopis teised nõudmised, hoopis teine kontekst selle. Kuidas kommenteerite seda, mis teie arvates on, kas siin on see lõikejoon, et nii, nüüd sa oled valmis, seda raamatut enam pole vaja, vaatame juba järgmise? Pigem ei. Ma arvan, et siit raamatust arvestades seda, et 2 aasta jooksul ma lugesin seda väga palju kordi ja kui ma seda viimane hetk, kui ma seda hakkasin tõlkima, siis ma leidsin sealt veel nii palju selliseid asju, mis aitasid mul praegu iseennast juhtides jälle kaugemale jõuda. Et ma avastasin jälle mingi praegu, et ma olen selle täitsa ära unustanud, aga kui ma seda teeksin, siis ma teeksin seda paremini. Ja ehk siis mina isiklikult ütlen, et see ei ole nagu võimalik, et sa saad teha, et ma olen nüüd algaja juht ja ma olen nüüd ma olen edasi jõudnud juht. Ma arvan, pigem see tuleb nagu teadmistega, et sa juba nagu teades oled enesekindel juht ja sa suudad nagu tuua tulemusi ja sul on tiimis inimesed, kes on sinu juhtimisega, kuidas öelda, nad, ma ei saa õnnelikult väga halb sõna, aga ma pigem ütlen, et nad, mis on thrive? Saavutavad edu kuidagi, edenevad. Nad nagu arenevad su käe all ja see on nagu, ma arvan jah, et see ei ole puht, kuhu püüelda, et ma tahaksin nüüd hirmsasti kogenud juhiks saada. Et pigem on see, et hoida lahtist meelt ja ja lahti inimeseks. Ja, see beginner's mind on asi, millest sa ei taha mitte kunagi ära kaotada. Siis kaob elust ka selline väike särts ja rõõm ära, et mitte midagi uut pole siin maailmas enam õppides, miks seda üldse olla. Aga konstateerides eelmise küsimuse vastust, see raamat koondab kokku hästi palju eri asju, eri valdkondadest ja eri mõtetest, need algpunktid. Kui sa oled väga kogenud juht, siis juhul sa oled ikkagi kogenud mingi konkreetse sellise nagu fookusega läinud. Ja kui sa võtad selle raamatu kätte, siis sa näed, et kuule, aga neid teesid siit kõrvale on veel. Et ma ei pea siit selle otse fookusega enam minema, võtan sammu vasakule ja lähen siit. Ehk siin on neid hargnemise võimalusi ka. Enne kui ma annan saalile ka võimaluse küsida, siis ma toon välja veel ühe nüansi, mis oli minu jaoks. See üks asi, mis ma siit raamatust kohe endale kasutusele võtan. Ja see oli selline asi, mis inglise keeles oli brag talk. Ehk et selline saavutuste, eneseteostuse asjadega, millega sa oled tõesti rahul, nende nimekiri. Sest et kuulge,
olgem ausad, eriti naisjuhtidel ikkagi see, no kas ma saan hakkama, kas ma tegelikult ikka ka tegin midagi, äkki see ikkagi ei olnud nii hea. Väga palju on kahtlust ja kui sa aasta lõpus mõtled, et nojah, jubedalt on pingutatud, nüüd on nagu selline lõõtsutamishetk ja paneme edasi, aga kogu aeg öeldakse, et tähistama neid saavutusi, aga sa ei mäleta neid. Sa mäletad peamiselt ju ikkagi, meie aju on niimoodi ehitatud, et me mäletame neid õudseid ämbreid läbikukkumisi ja siis me unetutel öötundidel mõtleme, et pagan, et oleks ma teinud seal teise juhtimisotsuse näiteks või et oleks ma seda raamatut lugenud. Aga praegu rääkige sellest, kust see mõte tuli ja kuidas seda teha. See on lihtsalt kopeeritud mingisugusest soovitusest. Oli üks töökaaslane, kes tuli Ameerikast ühest nendest firmadest, ma ei mäleta, kas ta oli Facebook, Google või mida iganes, aga ta oli nagu väga tugeva sellise Ameerika kultuuri taustaga, kus tootejuht ja nad pidasid kõik seal firmas, kus ta tuli dokumente, et on vaja kirja panna, mida me hästi tegime, et pärast on võimalik nagu braagida ja näidata, et okei, need on need asjad, millega ma nüüd viimase 3 kuu, 6 kuu, aasta jooksul olen hakkama saanud ja nüüd ma tahan palgakõrgendust saada sellepärast, et ja siis sa võtad oma dokumendi kätte ja näitad, et näed, vaata, mis kõik olen ära teinud, et palun makske mulle rohkem raha. Aga mis on meil Eestis tüüpiline, naised, mehed, vahet ei ole, on tüüpiline see, et kuskil tuleb mingisugune mis seal need aastad kord tulevad, need arenguvestlused. Ja kuule, aga no, Helen, räägi nüüd mulle, miks sa arvad, et sa oled seda palgakõrgendust väärt? Mina küll ei ole näinud, mis tööd sa teinud oled. Nagu, ma arvan, et see aasta meil jäävad need palgakõrgendused ära, on ju. Aga praegu tõkke ette, palun, vaata. Ma olen väga suuri saavutusi teinud, ma olen neid numbreid liigutanud, ma olen siin firmana kasumit teinud, mida iganes. Siin sa oled mulle isiklikult näed öelnud, et oi, see on hästi tehtud, oi, see on hästi tehtud, oi, see on hästi tehtud. Et nagu ka sinu ülemus vahel ei mäleta, mida ta sulle viimased aasta otsa on 10 korda öelnud, kuidas sa midagi hästi oled teinud, siis kui palgast rääkimiseks läheb. Ja isegi kui ei ole hästi öelnud, siis see tasub ka talletada, kui tegelikult oled hästi teinud ja tulemused räägivad enda eest. Et siis saab ülemusele öelda pärast seda tühja dokumenti, näe, mina tegin hästi, aga sina ei öelnud midagi. Aga nende Helenite praegu näete suurelt ekraani peal siin meie selja taga ja siin kuhjas ja seal kuhjas. Enne kui me läheme piduliku raamatute signeerimise juurde, annaks saalile ka võimaluse autoritel küsida midagi. Andke käega märku või hüpake julgelt lihtsalt. Ja. Mis on kõige suurem viga, mida üks uus juht teha saab? Mõelda seda, et ma ei pea selle probleemiga tegelema, ma ei pea selle inimesega tegelema, kes mulle praegu mingit janti tekitab, küll see ise ära laheneb. Jah, see ei lahene kunagi ise ära. Kas on veel küsimusi? Leiame. No, otsige. Mis on, kui raamatus on palju soovitusi, palju mõtteid, inimene läheb esimest korda, saab väikse meeskonna. Mis on üks niisugune soovitus, mis võiks olla nagu tema niisugune kandev? Mina ütleks, et esimene, kui sa saad juhiks, siis et hold your horses, ehk siis kõigepealt sa oled juht, nüüd võtta rahulikult, mõtle läbi, mida sa tegema pead. See on number 1, mõtle läbi oma järgmised asjad, saa tuttavaks oma inimestega. Eriti väikse tiimiga, seal on nagu mitu nüanssi, et kas sa said selle tiimi kellegi teiselt, kas sina tõusid selle tiimi juhiks, selle tiimi seest, et need nüansid ka on nagu hästi olulised selle pealt, aga ma arvangi, et avatud meel on number 1 ja mitte lennata peale kohe tegemisega, vaid võtta hetkeks aja mõtlemiseks ja planeerimiseks ja siis vaadata, mida üldse on vaja teha. Tee tegemise pärast, tee tulemuste pärast. Eesti keeles öeldakse, et tark ei torma. See ei tähenda sellist hirmsat uimerdamist ka, ütleme ääremärkusena. Ma vastan ise ka, et üks hästi halb juhtimissoovitus. Kui ma kunagi 20 aastat tagasi sain ka rahvusvahelises ettevõttes esimest korda nii-öelda siis mingi taseme juhiks, siis minu ülemus ütles mulle ühe lause.
kogu selle edasise protsessi kohta. Ja see oli see, et sa võiks homme ikkagi kontsad alla panna ja kostüümi selga. Oli mees või? Jaa. See oli meesjuht. Wow. Jaa. Kui ütleme, mootorratta juhtimisel on piirangud, et alguses sa tohid mingi võimsuseni juhtida. Kas inimeste juhtimisel võiks ka olla mingisugused piirid ees, et kui suurt tiimi võiks üks algaja juhtida? Alguses saad vahtra lehe. Kindlasti on. Ma arvan, see oleneb ettevõttest, töö sisust, kõigest muust, eks ju, aga ma ütlen, see algaja juhina on 50 on palju, 20 on palju. Eelnev kogemus on ka tegelikult oluline, et siin nagu see küsimus, mina küsiks, et palju enne kogemust on? Pole üldse kogemust, tuled Üldse? Koolist otse ja õppisid juhiks CBS-is. Ma arvan, et 2 on piisav. Ja tegelikult siin vette on visatud 10-ga, ma arvan. 10-12-ga on vette visatud küll ja siis teed oma asjad korda ära ja sellega õpib ujuma, aga 20 oleks vähe palju. Nii, kas on veel küsimusi? Üks on. Jah. Alumist otsa automatiseerime, AI pressib sisse uksest, aknast. Juhid, nagu öeldi, midagi ei tee, ainult kamandavad. AI suudab väga hästi prioritiseerida, eesmärke seada. Milleks meil juhid? AI peab ka juhtima, sa pead oskama talle andma õigeid suuniseid, õige eesmärgi suunda. Kui sa võtad neid agentidena tööle, nad on sul nagu, ütleme, inimese aseaine, neil on sul võib-olla ka mingi 5-10 tükki, sa pead saama nad omavahel suhtlema. Okei, sa võib-olla pead seda tegema natuke tehnilisemalt, kuidas nad omavahel suhtlema saada, aga sa pead ikka teadma, kuidas neile anda eesmärki, mille poole neid automatiseerida. Ehk siis uus juhtimisraamat teemal, kuidas juhtida AI agente. Mul oli mitte nii palju küsimus, aga väga äge, et te olete mu kogemuse raamatisse kirja pannud. Ja teine võib-olla, et see on küll kirjas, et uute juhtide käsiraamat, aga täpselt samamoodi tunnevad, ma arvan, või saaksid sellest kasu ka juhtide juhid. Et kui mina olen nii-öelda juht ja ma pean võtmas juhid, uued juhid, sest mul endal on meelest ära läinud, kui ma olin uus ja algav juht. Ja kõik tundub, et see on nii elementaarne, et see juht peaks öelda, kuidas te nüüd ei tea seda siis. Sest sa ise oled seda võib-olla 10-15 aastat teinud, siis on, ma arvan, kogenud juhtidele see väga hea raamat läbi lugeda, kuidas siis oma uusi juhte aidata ja toetada. Et see on selline mõlema tööriist, eks ju, mitte ainult selle uuele juhile, kui uus juht loed selle läbi, aga tema juht sellest midagi ei tea, siis sinna on ka natuke võib-olla konflikt sisse kirjutatud. Ja selle kohta võib öelda, et juba sellistel kogenud juhtidel võib tekkida see privileegi pimedus. Mina tean kõike juba ja ma ei näegi seda, mida sina ei näe, mida sina ei oska. Nii et see on hästi oluline punkt tegelikult. Nii et nagu me teada saime, sobib kõikidele, ei ole siin piiranguid, et alla 12 ja üle 50 keelatud või et kui oled juhina töötanud 2 aastat, siis pane sahtlisse luku taha ära. Ei, hoidke laua peal, andke enda juhtidele, andke enda noortele juhtidele, võib-olla ka mingisugune lausa selline onboardingu programmis, kus juures remargi korras siin on ka sellest onboardingust, värbamisest ja pardale võtmisest väga hea ja sisukas peatükk. Siin on hästi palju häid ja sisukaid peatükke. No olgem ausad, ma ei leidnud ühtegi halba ja mitte sisukat. Nii et väärt kraam. Aga suur aitäh teile ka Äripäeva kirjastuse poolt ja suur aitäh Äripäeva kirjastusele, et selliseid väärt asju ikkagi välja tuleb. Ja ma arvan, et Helenid väärivad siin suurt aplausi, et tuul kiipatud tõsist. Siin on raamatu põhiprotsess, näeb välja niimoodi. Võtate raamatu, tulete siia, saate autogrammid, lähete kassasse. Viisakalt, eks ole? Nii et... Helen, seisa Helenile lähemale. Võta lilled näemast ära. Viisakalt.
ära siin midagi juhtuma tule. nii, aitäh. Kõik küsimused.